Kallid kaimud, kirikulaulu koolis tegeleme täna psalmilauluga esimeseks pühapäevaks pärast ilmumispüha. ELK kirikukalendris on see ühtlasi Kristuse ristimispüha. Sellele pühapäevale on Kristuse ristimise tähistamine üle kolinud ilmumispühalt. Ilmumispühaga tähistati varakirikliku traditsiooni ühes kihistuses 3 Kristuse jumalikkuse ilmsiks saamise imet üheskoos. Hommikumaa tarkade külaskäik, Kristuse ristimine ja vee muutmine veiniks Kaana pulmas. Kirikupühade asukoha muutumine kalendris ja nende uuesti mõtestamine kirikuaasta narratiivis on üsna loomulik protsess. Samas on oluline pühapäevade ja kirikupühadega seotud teemade lahtimõtestamisel vähemalt põgusalt teada nende teemade kujunemise lugu ja nende kajastamist varakiriklikes liturgilistes tekstides. See on meie kristliku usu kujunemise lugu ja võib meile nii mõndagi õpetada. Ilmumispüha silmas pidades olen selle tarvis teinud ühe lühikese video, mis kirikulaulu kooli videote seerias kannab järjekorranumbrit 6. Selles tutvustatav keskaegne antifooni tekst 3 imet võib sind, kallis kuulaja, inspireerida ilmumisaja teemade liturgilisel käsitlemisel. Nüüd aga asume tänaste tekstide juurde. Alustame antifooni teksti lugemisega ja teeme seda kohe üheskoos. Ma annan sulle piisavalt aega, et sa saad lugeda ekraani ülaservast juhendit ja talitada selle järgi. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. 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 Siin peame tegema lugemises pausi, et seletada liitsõna päästeallikaist lausumist. Kas teise lihtsõna allikaist esimene silp tuleks märkida musta värviga ehk siis rõhuliseks lühikeseks silbiks või sinise värviga ehk siis rõhuta lühikeseks silbiks? Mõlemad variandid on õiged. Minu eelistus, mis lähtub lausumise sujuvusest, on käsitleda seda silpi sinise silbina ehk ilma rõhuta lühikese silbina. See kaunis 5-silbiline liitsõna päästeallikaist võiks olla kantud ainult sõna esimese pearõhulise silbi energiast. Selliste sõnade puhul on eriti sobiv kasutada nõnda nimetatud kellameetodit. Esimene pearõhuline silp on nagu kellalöök ja ülejäänud silbid on nagu kellakumin. Päästeallikaist. Laame palun koos sõna päästeallikaist ja teeme seda kella abiga. Pääste
allikast. Nõnda nimetatud kellameetodi kohta vaata Kirikulaulu kooli 4. videost alapeatükki Ekskurss kellameetod teksti õppimisel, mis algab 8. minutist ja 58. sekundist. Lõpetuseks loeme teksti veel kord kohe koos ja pöörame tähelepanu mustaga märgitud silpidele ehk rõhuga lühikestele silpidele. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Saame nüüd alustada antifoni viisi õppimist. Siinkohal on sobiv meenutada, et kõiki meloodiaid võib soovi korral transponeerida. Kuna seekordse psalmitooni põhiheli on C-noot, mis võib kogudusega lauldes olla liiga kõrge, siis laulan nii antifoni kui ka psalmi kvart madalamalt ehk alustan antifoni C-noodist. Edaspidi hakkan kirjalikku materjali lisama soovituslikku heli kõrgust. Märgin selle noodi võtmest veidi vasakule või selle kohale. Teine uus tingmärk, mis hakkab edaspidi nootides esinema, on nõndanimetatud kustos ehk valvur. See on noodirea lõppu tehtav märge selle kohta, milliselt heli kõrguselt lugu jätkub. Kustost ei ole märgitud psalmitooni lõppu, sest antifoon ja vastuslaul algavad ju erinevatest nootidest. Laulan sulle nüüd antifoni ette, alustades C-noodist. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Laulame palun antifoni koos. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Tänan. Jätkame antifoni õppimist fraaside kaupa. Seekordne tekst, mis meile antifoni jaoks on antud, on küllaltki lühike. Selles antifonis on 2 fraasi. Esimene on üsnagi lihtne ja pragmaatiline. See kirjeldab tegevust, vee ammutamist ja meeleolu, millega seda tegevust tehakse. Vee ammutamine, olgu siis rõõmsalt või kurvalt, ei ole iseenesest midagi väga erilist. Seetõttu on ka meloodiline joonis küllaltki lihtne ja tingmärkidega on tähistatud vaid mõned pikendatud silbid. Lisatud on ka üks suleke, et juhtida tähelepanu sõna rõõmuga 3. silbile, mis on sinine silp ehk lühike ja ilma rõhuta silp. Rõõmuga. Pane tähele, et viimane silp on võrreldes teise silbiga väga kerge ja läbipaistev. Rõõmuga. Laulan ette esimese fraasi. Te ammutate rõõmuga vett. Laulame palun koos esimese fraasi. Te ammutate rõõmuga vett. Ja palun veel kord. Te ammutate rõõmuga vett. Aitäh! Teine fraas viib meid antifoni teksti tuumani ja räägib sellest, kust kohast vett ammutatakse. See ei ole aga enam sugugi
nii tavaline ja tavapärane kui vee ammutamise tegevus mis tahes veeallikast. Kas panid tähele, et taaskord on kasutatud nõnda nimetatud venitamise võtet? Alles selle sõna viimase silbi 3. häälikuga saab ilmsiks kogu saladus. Kui alustad selle pika liitsõna lausumist, siis esimese silbi ajal, mis koosneb valdavalt ülipikast ä-häälikust, on veel kõik lahtine. Me teame juba esimesest fraasist, et käimas on rõõmus vee ammutamine. Pikk ä-häälik, mida väljendava meloodia noodid lähevad järjest pikemaks ja pikemaks, lubab aga arvata, et vee ammutamine toimub näiteks Pääsküla rabast või Pääsukese nokast. Palun märka, kuidas noodid järk-järgult pikenevad. Esimene F-noot on tavaline ehk ilma pikenduseta. Teine D-noot on varustatud lühikese kriipsukesega ehk õige pisut pikendatud. 3. taaskord F-noodi all on pikk kriipsuke, mille tulemusena noot pikeneb rohkem kui eelmine. 4. A-noot on märgitud 2 kriipsukesega, üks pikk ja üks lühike, ja viimane H-noot on tähistatud lausa 2 pika kriipsukesega. Kuula hoolikalt. Proovime laulda koos ainult teise fraasi esimese silbi pääs. Sõna teise silbiga T saab selgeks, et tegu on päästega. Aga kas päästepudel või päästejõgi või päästemeri või päästeookean? See saab selgeks siis, kui sõna 3. silp ja 4. silbi esimene noot on kuuldavaks tehtud. No nüüd tundub kõik selge olevat. Tegu on päästeallikaga. Aga võta näpust. Veel mitte kõik ei ole avalikuks saanud. Veel on midagi, mis on varjatud. Alles viimane silp, täpsemalt selle silbi 3. häälik, avab kogu tõe. Neid päästeallikaid on rohkem kui üks. Laulame palun koos teise fraasi. Pühalaulu abil teksti sisse minek õpetab meile, et ka üsna lühikeses pühakirja tekstis on peidus saladused, mida me lihtsalt lugedes ei pruugi märgata. Me justkui uuriksime neid kalleid sõnu mikroskoobi all. Me peame neid saladusi aina uuesti ja uuesti avastama ja nende üle taas ja taas siiralt üllatuma. Minu õpetaja, professor Godehard Jopich, ütles mulle kord kuldsed sõnad. See päev, mil me kaotame võime üllatuda pühakirjas sisalduva rõõmusõnumi üle, lakkab see meie jaoks olemast rõõmusõnum. Püüa sina ka, armas sõber, laulda seda fraasi nii, nagu sa ei teaks, mis tuleb.
las see pühalik saladus avab ennast järk-järgult ja kui see on lõpuks ilmsiks saanud, siis lase sellel enda peale mõjuda lapselikus siiras meeles. Siis võid sa taas ja taas avastada ja kogeda, kui kirgastavalt üllatav on pühakirja sõnum. Laulame palun veel kord koos teise fraasi. Pääste allikaist. Pane veel tähele, et teises fraasis on lisatud üks salahingamine, mis toimub koos teise silbiga. See on lisatud juhuks, kui esimese silbi laulmiseks kulub sul nii palju õhku, et hädasti oleks vaja lisa. Ma ise selles paigas hingamist ei vaja, aga kui sul tuleb õhust puudus, siis hinga just koos selle silbiga. Ja laulame nüüd koos kogu antifooni. Te ammutate rõõmuga vett, pääste allikaist. Tubli, teeme seda veel kord. Te ammutate rõõmuga vett, pääste allikaist. Vastuslaulu tekst on võetud ELK käsiraamatus antud psalmitekstist. Psalmi teksti on mugandatud selliselt, et vastuslaulust saab koguduse tunnistus Kristuse ristimispühal. Minu ristimine loeb, minu leping Jumalaga jääb püsima. Teeme alustuseks läbi teksti lugemise 6 sammu. Püüa jälgida juhiseid lugemiseks ekraani ülaosas. Loeme palun kohe koos. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Selles vastuslaulus ei ole ühist hingamispausi, mistõttu siirdume kohe 3. sammu juurde. On üks salahingamine, aga seda käsitleme juba viisi õppides. Loeme palun koos ja pöörame tähelepanu punastele silpidele ehk rõhuta pikkadele silpidele. Minu leping Jumalaga jääb püsima. 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 Tänan. Vastuslaulu meloodia on taas üsna lihtne. Meloodiajoonis järgib eesti keele prosoodilist intonatsiooni, nii et kogudusel oleks võimalikult hõlbus seda kaasa laulda. Väikeseks erandiks on sõnas jääb sisalduv tõusev meloodiakäik. Vastuslaulu lõpus on pakutud 2 alternatiivset meloodiajoonist. Need on mõlemad kasutatavad nii eraldi kui korraga koos. Alternatiivi kasutama võiks kutsuda soov laulda mõnda psalmitooni, mis sobib paremini vastuslaulu lõppedes C-nooti. Palun märka, et noodivõtme kõrvale on sinise värviga märgitud fis. See tähendab, et vastuslaulu ja psalmi on soovitav laulda väike terts madalamalt. Laulan sulle vastuslaulu ette. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Laulame palun koos.
minu leping Jumalaga jääb püsima. Selles vastuslaulus ei ole sobivat kohta ühiseks hingamispausiks. Seepärast on märgitud salahingamine koos sõna Jumalaga 4. silbiga. Näitan ükskord ette. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Proovime nüüd seda sama koos ja ära unusta salahingamist. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Proovi julgelt lausuda sõna Jumalaga 4. silpi sissehingamise ajal. Jumalaga. Jumalaga. Proovime koos lausuda ja teeme seda 2 korda järjest. Jumalaga. Jumalaga. Tubli. Ja nüüd teeme seda lauldes alates sõna Jumalaga. Jumalaga jääb püsima. Aitäh! Selles vastuslaulus liigub mõte sõnale jääb. See ühesilbiline sõna oma ülipika häälikuga sobib lausa ideaalselt, kirjeldama midagi, mis on igavene ja lõpmatu. Teisisõnu jääv. Seepärast on ka selle sõna kõik 3 nooti pikendatud. Kõikide nootide all on kriipsuke. Jääb. Laulame palun koos jääb. Jääb. Aitäh! Ja nüüd laulame vastuslaulu nii, nagu algaks graduaallaul jumalateenistusel. Mina laulan kantorina ette ja sina kordad seejärel koos minuga. Kas mäletad, mida tähistab 8 haruline tärn? See märgibki kohta, kus kantoriga liitub rohkem lauljaid. Kas koor või kogudus? Siinkohal on selleks kogudus ja kuna 6 haruline tärn on kordusmärgi peal, siis liitub kogudus kantoriga alles siis, kui kantor on vastuslaulu 1 korra ette laulnud. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Tänan. Alustame psalmiteksti õppimist. Ma tuletan meelde, et jõudes salmi keskkohas oleva punase tärnini, mis on Kristuse monogramm, hinga alati välja ja lõdvestu. Kui paus on sinu jaoks liiga pikk, et seda ainult väljahingamisega täita, siis palun hinga hästi vaikselt ja lühikeste hingetõmmetega sisse ja välja. Just nagu hingeldaksid hästi vaikselt. Samas kuulata tähelepanelikult, millal ma annan oma hääleka sissehingamisega märguande edasiminekuks. Psalmi lõpus kasutame au olgu 2 varianti. Loeme palun kohe koos. Issanda hoolel on meie kilp. Ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid,
ma olen pannud abi sangari kätte. Ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase. Oma püha õliga olen ma tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti. Ja mu käsivars tugevdab teda. Tema hüüab mind, sina oled minu isa. Mu Jumal, mu päästekalju, ent mina teen ta esmasündinuks. Ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. Ma hoian oma helduse temale igavesti. Ja mu leping temaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks. Ja tema aujärje nii kauaks kui taevapäevad. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Aitäh! Ja nagu õppimise kord ette näeb, loeme nüüd vaheldumisi. Halliga varjutatud salmid on sinu lugeda. Mina loen varjutamata salme, mis on kantori osa. Pane tähele sinisega markeeritud silpe. Koos nende silpidega toimuvad sissehingamised. On soovitav, et sa loed mõttes või sosinal ka kantori osasid kaasa, et saada hästi kätte lausumise rütm. Ja nüüd loeme vaheldumisi, kusjuures mina alustan. Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid, ma olen pannud abi sangari kätte. Ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulga. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase. Oma püha õliga olen ma tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti. Ja mu käsivars tugevdab teda. Tema hüüab mind, sina oled minu isa. Mu Jumal, mu päästekalju. Ma hoian oma helduse temale igavesti. Ja mu leping temaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks. Ja tema aujärje nii kauaks kui taevapäev. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Suur tänu! Meloodia vormeliks olen valinud 5. laadi psalmitooni. See on üsnagi lihtne ja reipakõlaline meloodia vormel. Vahepeatuses on 2 silpi ja lõpetuses on 4 silpi.
Vahepeatuse ja lõpetuse algus on tekstis märgitud paksendatud silbiga. Püüa lauldes alati vaadata mõned silbid ettepoole, siis märkad hõlpsasti paksendatud silbi asukohta ja tead ennast valmistada vahepeatuse või lõpetuse laulmiseks. Samuti märka aegsasti poolitusi, mida märgib pistoda. Viimane silp enne pistoda on kirjutatud kursiivis, mis annab märku põhihelist hälbimisest. Kui viid pilgu korraks psalmitoonile, siis märkad, et poolituse silp tuleb selles psalmitoonis laulda pool tooni madalamalt kui põhiheli. Laulan sulle ette 1. ja 5. salmi, et saaksid meloodiavormeliga harjuda. Tuletan meelde, et alustan C-noodist ehk kvart madalamalt. Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Tema hüüab mind, sina oled minu isa. Mu Jumal, mu päästekalju. Laulame nüüd kohe koos, nii et mina laulan kantori osa ja sina laulad koguduse osa. Ma laulan vaikselt ka sinu osa kaasa. Ära siis unusta hingata koos sinisega markeeritud silpidega, et salmide vahele ei tekiks pausi. Ja veel ma meenutan sulle, et kui sa harjutad psalmi oma kooriga, siis oleks tore, kui kõik saaksid laulda kõiki salme, ehk vahetage kantori ja koori osasid. Aja kokkuhoiu mõttes teeme psalmi kirikulaulu videotes läbi ainult ühe korra. Laulame nüüd palun koos. Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid, ma olen pannud abi sangari kätte. Ma olen valitus suureks tõstunud rahva hulk. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase. Oma püha õliga olen ma tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti. Ja mu käsivarus tugevdab teed, tema hüüab mind, sina oled mu isa. Mu Jumal, mu päästekalju, ent mina teen ta esmasündinuks. Ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilma, ma hoian oma helduse temale igavesti. Ja mu leping temaga jääb püsima, ma sean tema soo igaveseks. Ja tema aujärje nii kauaks kui taevapäev, au olgu isale ja pojale. Ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast
igavesti, aamen. kas sa märkasid, et olen lisanud nüüd ka nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb salmi poolde poolituse? See poolitus on uus ja harjumatu ka minule, sest olen harjunud üldiselt laulma Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule ühe salmina ja kuna nõnda kui alguses oli, jääb ju salmi teise poolde, siis poolitust seal kasutada ei saa. Kuna ma olen kirikulaulu kooli jaoks võtnud kasutusele ka sellise doksoloogia variandi, kus Au olgu Isale ja Pojale on jagatud 2 salmiks, siis nüüd on nõnda kui alguses oli lihtsalt teise salmi esimene pool ja sellest saab kasutada poolitust. Edaspidi hakkangi samas kohas alati poolitust kasutama ja lisan poolituse ka varem tehtud kirikulaulu kooli nootidesse. Ma tuletan meelde, et psalmi kasutamise kohta jumalateenistusel ja psalmi ning antifooni või vastuslauluga kombineerimise kohta leiad õpetuse videost Kirikulaulu kool 1. Alapeatükid selles videos on psalmilaulu kasutamisest jumalateenistusel ja psalmi ja antifooni kokkupanemine. Sisu korra leiad alati video kirjeldusest. Kallid kirikulaulu huvilised sõbrad, ma tänan teid huvi eest kirikulaulu kooli vastu. Minu suureks rõõmuks on kirikulaulu koolil üsna usinaid vaatajaid. Et materjal saaks YouTube'is ja ka teiste kanalite kaudu veel tõhusamalt levida, siis palun teil teha 4 asja. Esiteks, palun tellige minu YouTube'i kanal. Selleks klikake telli või subscribe, mis on kohe videoakna all. Siis saate kohe teada, kui mõni uus video on ilmunud. Teiseks, palun märkige videoid meeldivaks. Muidugi, kui neis on midagi teile meeldivat. Selleks klikake pöial püsti pildil, mis on samuti kohe videoakna all. Kolmandaks, palun jagage videoid Facebookis ja muudes sotsiaalmeedia keskkondades ning soovitage neid oma kolleegidele e-posti teel. Samuti võite infot kirikulaulu kooli kohta jagada kirikukooride lauljatega. Proovide vaesel ajal võib see olla koorilauljatele just vajalik vaimulik muusikaline harjutus. Neljandaks, palun jagage julgelt oma mõtteid ja ettepanekuid kirikulaulu kooli ja kogu kirikulaulu temaatika kohta nii videote kommentaariumides kui kirjutades minu e-postile. Teie tagasiside on väga oluline, et saaksin oma tööd paremini teha. Ehk on sul mingeid kirikuaasta pühapäevi või kirikupühasid, mille tarvis sooviksid esimeses järjekorras uusi kirikulaule õppida. Ehk sooviksid õppida värskes vaimus laulma mõnda traditsioonilist koraali. Palun anna oma soovidest ja mõtetest mulle kindlasti teada aadressil erik@ekn.ee. Ükski neist toimingutest ei too kaasa mingeid kohustusi ega majanduslikku kulu. Küll aga aitab see kirikulaulualast haridust tõhusamalt levitada. Tänan teid kõige abi eest. Lõpetuseks kõlab tänane psalmitekst koos antifooniga ja seejärel vastuslauluga. Tehke julgelt kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Te ammutate rõõmuga vett pääste allikaist. Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuninga. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid,
ma olen pannud abissangari kätte. Ma olen valitus suureks tõstnud rahva hulgas. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase. Oma püha õliga olen ma tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti. Ja mu käsivarrs tugevdab teda. Tema hüüab mind, sina oled minu isa. Mu Jumal, mu päästekalju, ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. Ma hoian oma helduse temale igavesti. Ja mu leping temaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks. Ja tema aujärje nii kauaks kui taevapäeva. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti, aamen. Te ammutate rõõmuga vett pääste allikaist. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Issanda hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid, ma olen pannud abissangari kätte. Ma olen valitus suureks tõstnud rahva hulgast. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Ma olen leidnud Taaveti oma sulase. Oma püha õliga olen ma tema võidnud. Minu leping Jumalaga jääb püsima.
teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivarst tugevdab teda. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Tema hüüab mind, sina oled minu isa. Mu Jumal, mu päästekalju, minu leping Jumalaga jääb püsima. Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taevapäevad. Minu leping Jumalaga jääb püsima. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.